sulle on üks uus sõnum. Ma ei jaksa enam koolis. Nad lubasid mu, isegi õpetaja ütles, et minusugused peaks. Paljud LGBT+ noored ei julge enam koolis kellegi poole pöörduda. Aita muuta koolid turvalisemaks. Kõigile. Vaata lgbt.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere kuulajad, käes on 29. november. Digitund on teiega nüüd, et järgnevatel minutite jooksul, Digitunni jooksul rääkida tehnoloogia maailmast uudiseid ja meie oleme saatejuhid Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa. Alustame saates sellest, et korraks üritame veel selgeks saada, miks eelmise nädalal jälle räägiti ID-kaardi turvaaugust. Mõned väiksemad uudised on ka Apple'ist, sest mis digitund silma selleta oleks. Räägime iPhone'i plaanitud ja plaanimata uuendustest. Eelmisel nädalal tegi meie tennise superstaar Anett Kontaveit ajalugu ja Henrik proovis seda vaadata, märksõna proovis, küsime järgi. Ja räägime ka sellest tegelikult veel, et me kuulajad on helistanud ja andnud vihjeid, kuidas endale koju kiir internet saada. Ja saate teises pooles jõuame järeldusele, et vähemasti Eestis on teadaolevalt esimene laiem 5G kasutusjuhtum ja see on päris ulmeline, nimelt liiguvad mööda tänavaid autosid, kus ei ole juhte ja juht istub kusagil mujal, piltlikult öeldes PlayStationi puldiga. Kuidas see kõik toimub ja miks ja kas tõesti nii saab, sellest me siis räägime tänase saate teise poole. Digitund. Läheme siis Digitunni juurde ja peame korraks tagasi heitma pilgu eelmise nädala keskpaika, kui jälle rääkis televisioon ja kirjutasid portaalid ID-kaardi turvaaugust, aga see oli nagu sünnipäeva värk, sest et tähistati 10 aastat tagasi toimunud turvaintsidenti 2011 ja sellest leitud õppetunde, aga see ongi selline veider juhtum, et tekitas paljud inimesed küsisid, et mis siis oli, miks sellest nüüd räägiti ja võib-olla kokkuvõttes võib öelda seda, et kui nüüd 10 aastat sai mööda toonasest 2011 aasta juhtumist, siis otsustas teha Riigi Infosüsteemi Amet avalikuks, mis täpselt juhtus ja kui ulatuslikult, sest et toona ei räägitud sellest sisuliselt sõnagi. Kas sina mäletad, et 2011 oleks olnud mingi suurem ID-kaardi? Ei mäleta, aga ma loen, et 120 000 ID-kaarti olid mõjutatud ja võimaldas siis teha tehinguid ilma PIN-koode teadmata, ehk anda digiallkirju ilma PIN-koode teadmata. Küll aga ma saan aru, sul oli vaja selleks füüsilist ligipääsu sellele kaardile, et läbi neti kaugelt vist midagi ei saanud teha. Aga räägi lähemalt, katsu ära seletada ka mulle, mis toimus? Tegelikult üsna selline kaheosaline lugu, 2 jama. Esiteks, toona Riia sai vihje, et midagi on kaardiga hädasti, vihje osutus valeks, aga selle peale mõeldi, et uurime ise natuke lähemalt seda tarkvara, mis ID-kaardi peal on. Ja siis leitigi see sinu kirjeldatud probleem, et kui sa teataval voel seda siis manipuleerid, seda tarkvara oma arvutiga, siis sa võid anda digiallkirja ilma PIN-2-ta, mis on ikkagi kõige hullem asi, mis võiks olla selle kogu digiallkirja kasutuse juures. Aga oota, kas see probleem oli siis nüüd nagu kaardis või kusagil serverite poolel või hoopiski sellest tarkvaras, mis on minu arvutis, millega ma neid allkirju annan? Sellest tarkvarast, mis seal kaardi kiibi peal on, ehk siis ütleme, kui ma oleksin teadnud sellest veast ja oleks sinu ID-kaardi oma kätte saanud, siis ma oleks selle pistnud oma arvutisse ja sellega niimoodi ümber käinud, et ilma PIN-2-ta sain anda sinu nimega digiallkirja, mis näeb välja täpselt nagu ehtne. Aga kuna see asi tuli välja mitte välise vihje peale, et see väline vihje oli vale, vaid see leiti ise Riia analüüsi käigus, siis toona otsustati mitte öelda, et selline probleem puudutab. Ühesõnaga, leidsid ise augu üles ja kas nad said seda siis parandada ka niimoodi, et vaikselt? Siit tuleb järgmine asi. Esimene probleem on see, et leiti see probleem ja ei öeldud, et mis siis tegelikult oli.
aga 2012 aasta hiljem kutsuti siis need üle 100 000 inimese, kutsuti, et palun tulge uuendage oma ID-kaardi tarkvara PPA büroos. Pestakse kaart sinna lugejasse, see natuke toimetav ja siis justkui oleks see turvaaugu parandamine, aga selle käigus tehti selline fundamentaalne risk, et teatavasti see privaatvõti on kõige tähtsam turvaline osa üldse sellest ID-kaardist, mida siis tuleb luua selle kaardi enda sees, aga selle uuenduse käigus kopeeriti inimestele väljaspool kaarti tehtud privaatvõtmed. Et see oli nagu kaheosaline auk siis põhimõtteliselt tekkis. Kõigepealt oli auk ja siis parandati auk ära teise auguga. Mitte auguga, vaid väga ebaturvalise protsessiga ja siis Tartu Ülikooli teadlane Arnis Baršovs avastas, et mitmel inimesel on üks ja sama privaatvõti kaardi peal, mis on nagu maailmas nii tõenäoline nagu 2 liivatera kohtuksid universumis ja ometi see juhtus. Ta isegi tegi katse nende inimestega, reaalsete inimestega, ta nende nimesid ei avalda, aga ta palus neil nende ID-kaarte, et seda üle verifitseerida ja nii oligi ja siis ta sai teada, et need võtmed ei saa olla õigesti. Aga kas ei ole see, et see nii-öelda see päris ID-kaardi kriis, nii-öelda, see mis tuli, mis aasta see oli, 2017? Et see oli olemuslikult identne, see probleem, ehk et need samad salajased võtmed, mis olid kaardi peal see 2017, ei olnud genereeritud korrektselt ja ei, seal oli see oli sama asi ju, nad ei olnud genereeritud kaardi peale, see oli turvaauk. Ei, nad olid kaardi peal, aga sellise veaga, et nad olid ära arvatavad. Aga no põhimõtteliselt see olemus oli, eks ole, siis nagu probleemi olemus oli nagu sama, et riik ise oli siis 5 aastat enne teinud samalaadse apsaka ja siis 5 aastat hiljem tegi Trüüp selle järgi. Asja sisu oli see, et Eesti riik ostab ID-kaarte ja selle käigus tehaks ka tehing, et kuulge, hea kaarditootja, me usaldame teid mingi protsendi ulatuses, et te müüte meile korralikku asja. Ja 2011 meie usaldust peteti, siis vaikiti see maha, 2017 meie usaldust jällegi peteti, müüti Eesti riigile on ju, Eesti inimestele seega vigased kaarte ja siis pandi suure kella külge. Aga algprobleem jääb samaks, et kas Eesti-sugusel väikeriigil üldse on võimalik osta maailmast asja, kus meil oleks nii head teadlased, et me suudame ostmise käigus veenduda, et see on 101% turvaline. No eriti kui me ostame neid 100 000, aga ma ei saanud päris täpselt aru, et nüüd see etapp, kui inimesed läksid sinna politsei piirivalveametisse oma kaarti uuendama ja panid seal siis selle lugejasse ja see nii-öelda kehv võti kopeeriti sinna peale. Kelle nagu kapsaaeda see läheb? Kust see võti tuli? Kas selle ka mingi välisfirma müüs meile või see oli meie enda mingi ametkondlik protsess, kes võtmeid niimoodi genereeris? Selle nii-öelda, see mida mina nüüd räägin ka, lugesin siis ka meediast, ma ütlen kõigile, et kes on eelmedal hoolega jälgisid, mida kirjutati ja räägiti, siis selle tegi nii-öelda garantiiremondi korras toonane ID-kaardi tootja Trüüp, mille hiljem ostis ära Gemalto. Ja nad hankisid selle nagu veaparanduse siis kuskilt Eestist, aga täpselt ma jään sulle vastuse võlgu, kes langetas otsuse, et me hakkame inimestele andma selliseid veaparandust, kus võti on väljaspool garanteeritud, mis on nagu tõeliselt nagu punane tuli fooris, et nii ei tohi teha. No jah, sest 5 aastat hiljem tuli täpselt samasugusest probleemist, no ütleme olemuslikult samasugusest probleemist tuli väga suur jama on ju. Ja aga nende turvaaukudega ongi niimoodi, et see oli nagu eriti õnnetu juhus, et isegi kui nad oleks 2011 kuidagi suurelt rääkinud, et meil on probleem, ma ei tea, kas see oleks kuidagi muutnud seda, mis hiljem nagu juhtus või. No et ma ei näe nagu, ütleme, et ei ole kindlasti hea, kui sa avastad, et sinu ID-kaardis on probleem. Aga IT-s on, tuleb ette, eks, ja kui seda sai nagu parandada, aga see, et parandamise käigus tehti nagu teine probleem, et see on nagu, selle peale võiks nagu natuke mõelda, jah. Et mis see õppetund ikkagi oli ja mida sellest siis õpiti? Et seda ei tea, jah, aga eks ma kujutan ette, et neid, ma arvan, et tasub suhtuda rahulikult, neid auke on meil palju, kindlasti igal pool on ju. Ja jumal tänatud, et on olemas Läti doktorant kuskil Tartus, kes on ikkagi, ma arvan, üks väheseid väga tõsiselt võetavaid Eesti kogu selle e-riiginduse kriitikuid. Eks ja tema kriitika ei tulene sellest, et mulle tundub või tema argumendid ei ole sellised, ta on teadlane. Ja kui ta uurib, leiab mingi augu, siis see on tõsine kriitika ja sellega on, ma arvan, on au
põhimõtteliselt võtta vastu sellist kriitikat ja sellega siis nagu tegeleda. Ja ütleme nii, et selline analüüs on muutunud väga oluliseks osaks kogu sellest turvalisest e-riigist, et isegi öeldi, kui see sama teadlane esines konverentsil nüüd sügisel meil PeaceSite'il, siis öeldi publikust, et igal riigil, kellel on selline laia üldistades e-riik või taristu, peaks olema oma teadlane või oma arnis, kes uurib ja kontrollib ja vaatab, et see, mida öeldakse, on ka vastab tõele ja mitte ei võeta lihtsalt neid sõnu nagu tõe pähe. Nii et meil ei jää muud üle, kui ise olla valmis selleks, et toetame ka teadlust ja teadlasi, kes seda kõik kontrollivad. Ja veel kord, see on, ma arvan, väga õige lähenemine, et me ei lase tekkida, eriti Eesti-suguses väikses riigis, et me ei lase tekkida nendel pühadel lehmadel. Ja sinna alla käib kogu e-riik, kaasa arvatud e-valimised kahtlemata, eks. Vahe on lihtsalt selles, et kuidas me ei lase. Et kas me sõimame ja häbistame ja karjume selle e-riigi peale või me teeme väga mõtestatud kriitikat, millega on midagi peale hakata. Ja kui me suudame seda teha ja me suudame seda ikkagi sirgena ise ka vastu võtta ja nendest juhtumitest ka rääkida. Mitte nagu maha vaikida, et inimesed siis kardavad, et tohutu häbistamine saab neile osaks või midagi sellist. Et see teeb ainult tugevamaks meie e-riiki. Kui me need maha vaikime ja siis on kuskil mingid, ma ei tea, pärast 3. õlut mingisugusel üritusel inimesed omavahel hakkavad sosistama. See on palju hullem. See on palju hullem, sest nad hakkavad niikuinii sosistama. Ja siis neil tekib mingi vandeseltslasik selline, et eks neid juhtumeid ju ikka on, aga nendest ei räägita. Aga mida te ise teete? Te ju ise räägite nendest omavahel. Et tuleb rääkida ja see turvalisus ja kogu see kultuur muidu paremaks ju ei lähe. Nii on, sellele kirjutan alla ja ühtlasi lähen pausile. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja räägime korraks nüüd järgmisest teemast. Võtame need paar Apple'i asja või ma ei tea, need on nii lühikesed asjad, aga tasub ära markeerida. Ei midagi ametlikku, aga on mõned lekked toimunud. Esimene lekke väidab, et iPhone 14 tuleb juba USB-C laadijaga. Ehk siis see on järgmine iPhone, mis kõigi eelduste kohaselt tuleb välja aasta aja pärast. Septembris, oktoobris nad tulevad. Võimas. Ja see on väga kohe lõpetasin, ma kohe katus soov osta iPhone 13. Mul samamoodi, täpselt samamoodi, sest see Lightning on, mul on kõrvaklapid ka Apple'i omad. Ja need ma võin ka juhtme vabalt laadida, aga telefon on ikkagi nii suure akuga ja need asukohad, kus ma teda laen, on väga erinevad. Et ainuüksi sellepärast ühte seda Apple'i kaablit igal pool hoida on väga tüütu. Nii et ma loodan, et nad teevad selle ära. Ja teine uudis väidab, et Apple tegelikult plaanib üldse 10 aasta pärast sulgudes jooksul asendada iPhone'id mingisuguste liitreaalsusprillidega. Kui 10 aasta pärast, siis võib see olla ka mingi maagiline tolme, mis mu silmadesse läheb või mida iganes. Nii pika perspektiiviga on päris hea ennustada. Jah, aga see on, teoreetiliselt on võimalik, eks ole, ette kujutada, et see telefon lammutatakse nagu laiali, et ekraan läheb sul silmad ette ja kõrvas juba on midagi ja käe peale saab ka midagi panna, et ta... Mul juba on. Ja juba on, eks ole, ja võib-olla saab kuhugi mujale veel midagi panna, et ta põhimõtteliselt iPhone lahustub sinu kehas aastate jooksul. See on täitsa usutav, ma usun seda 100%, ainuke küsimus on selles ajaperspektiivis, kas see on 50 või 50 aasta pärast. Jaa, nii, aga lähme edasi, ma tahtsin jagada lugejatega, vabandust, kuulajad on meil, jah? Mis ta on? Enam ei saa aru, kuskil lugejad, kuskil on kuulajad. Sa reklaamisid välja küll Kontaveidi mänguga, sellega oli enam-vähem hästi, sest seda kandis Delfi TV üle ja ka Telia see Inspira kandis üle, seda sai täitsa vaadata. Probleem on see, et seal vist paar päeva hiljem, kui ma õigesti mäletan, hakkasid meeste finaalid Torinost, Itaaliast ja neid, kuna seal ei ole härra Kontaveiti meil ei mängi, eks ole, finaalis, et siis eestlastele seda keegi ei ostnud, üle ei kandnud.
ja see oli väga huvitav protsess oli, kas sina tead, kust saab vaadata tennist näiteks Eestis? Ma ütlen kohe, et ma ei tea, aga ma ütlen kohe, mida ma teeks esimese asjana. Mina vaatasin, kui viimased olümpiamängud olid, mõtlesin sama asja, et tahtsin ägedaid alasid vaadata ja ülikiire ja mugav oli osta Eurospordi äpi tellimus. Ja mina... Aga ma ei tea, kas tennist saab Eurospordi äpist. See ei ole nii lihtne, sõber. See on niimoodi. Ja ma arvan, et see kehtib väga paljude spordialade kohta ja ma arvan, ma ei ole üksi, see tennis ei mängi rolli praegu, et mingi tennisesõber tuleb raadiosse kurtma. Mul on tükk aega juba olnud tunne, et sport on põhiline asi, mis on killustunud kõigi nende teenusepakkujate ja kanalite vahele ära. Iga ühel on mingi oma eksklusiiv ja kui ma guugeldasin, Eestis on mingid spetsiaalsed foorumid, kus inimesed jagavad infot, kust midagi vaadata saab. Sa kujutad ette. Et isegi mitte piraatmaterjali, vaid infot. Lihtsalt infot, kust saab. Ja mingid asjad on kindlad, eks, et inimesed teavad, et jalgpall on alati seal, aga võib ka olla, et mingi muu jalgpall on kuskil mujal ja kuskil mängitakse mingit võrkpalli ja kes seda näitab, kuidas ma seda vaadata saan, kas ma olen liitunud selle teenusega, kuidas ma selle teenuse telerisse saan ja kõik need küsimused tuleb nagu pidevalt läbi käia ja tennise näide oli see, et kõigepealt guugeldad tükk aega ja siis sa satud, see ATP on see tennisemängijate, siis meestennisemängijate organisatsioon ja maailma organisatsioon ja nende kodulehel on regioonide kaupa ülemaailmselt kirjas, mis teenusepakkujad, mis kanalid sulle neid finaale näiteks näitavad. Ja siis sa otsid sealt regioonid. Just. Ja siis sa otsid sealt üles, et sa oled mingi, ma ei tea, regioon 4 või midagi ja siis lähed kerid kodulehel vastavasse kohta ja vaatad, aha, nii, et regioon 4 ehk siis, ma ei tea, Balti riigid ja midagi, mis seal olid? Oli Ukraina. Umbes võib-olla. Et seal näitab põhimõtteliselt TV3. Eks neil on mingi 3 sport, mingid sellised kanalid, kui ma nüüd ei valeta, äkki ma valetan. Minu meelest olid 3 oli seal logos. Ja kas oli Go Sport 3, no vaat nüüd hakkasin eetris rääkima. Igatahes. Aga siis tuleb välja, et mul ei ole neid kanaleid, sest ma maniakaalne spordihuviline ei ole, ma seekord tahtsin tennist teha. Nii. Ja siis sa võid minna liituda selle teenusega, see on streamingu teenusena ka kättesaadav, eks. Võid liituda või siis sa võid selle võtta oma operaatori kaudu. Ja see tundus mulle väga mõistlik, et ma ei taha, eks ole, veel ühte mingisugust liitumist ja veel ühte mingit äppi, et ma lähen siis oma operaatori kodulehele, kodus mul Elisa ja logisin ise teenindusse sisse ja oli väga rõõmsalt, et ma siis võtan selle kanali, ei ole. On mingid teised need 3 spordi mingid kanalid, aga võt, need on vist seal 3-4 tükki ja seda ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas võib-olla Sami Seppanile ei meeldi tennis, et ma lähen huvi pärast vaatan, et kas Telias üldse on selline kanal. Lähen, ei ole. Et on osad nendest 3 spordikanalitest on, aga võt seda ei ole. Ja see on sul võimalik saada siis ikkagi niimoodi, et sa lähed liitud selle, no aidake nüüd mind, Go3, mingisugune selline teenus on olemas, eks. Lähed liitud sellega ja siis hakkad mõtlema, et kuidas sa selle omale nüüd telerisse saad ja sul tekib uus kuumaksuline mingi 7 eurot teenus. Ja ma olin juba peaaegu seda tegemas ja siis ma mõtlesin, et välismaa kommentaar on tavaliselt tegelikult hästi hea ja ma ei tea, et kes seda kommenteerivad Eesti selles ja kas üldse on mingi kommentaar või mõtlesin, ma lähen korra vaatan huvi pärast, et on olemas ka üks ülemaailmne mingisugune streamingu teenus, mis streamibki just neid meeste tennisemänge. See on tennis TV. Ja see maksis 15 eurot kuus. Aga kõik HD-s, eks ole, väga lihtne oli ennast registreerida sinna, on poole kallim. Aga kuna ma mõtlesin, et ma niikuinii aastaks ei jäta seda endale, ma arvan. Et ma ühe kuu, et ma võtan siis selle, et ma vähemalt tean, et ma näen, et see on praegu lihtne teha ja ma tean, et seal on professionaalne väga hea ingliskeelne kommentaar, et sobib. Tegin siis tellimus ära, arvutis mängib, kõik on fantastiline. Ja siis tekkis tahtmine, et ma ikkagi panen selle telerisse. Ja Chromecastida ei saanud, vähemasti mina ei leidnud seda võimalust. Ja nad väidavad, et ka nende äpis on Chromecastimise võimalus. Tõmbasin siis oma iPhone'iga nende äppi, aga iPhone'is ei ole. iPhone'is on ainult võimalus AirPlay'ga saata Apple TV-sse, mida mul ei ole. Ja mul ei olnud parasjagu käepärast ühtegi
ühtegi Androidi seadet, kuhu ma oleks siis Androidi versiooni saanud tõmmata sellest nende äpist. Aga siis selgus, et minu LG nutiteleril on ka Tennis TV äpp olemas. Aga selles poes, kus mina olen ehk Eesti poes, seda ei ole. Siis ma otsisin mööda LG-d, kui ma tegin ennast inglaseks ja soomlaseks ja üheski poes lõpuks ei leidnudki seda Tennis TV äppi. Ja lõpuks ma sain selle pildi telerisse, siis oli juba esimene set oli läbi, aga ma sain selle PlayStationist. Läksin PlayStationi poodi, laadisin alla Tennis TV äppi, see on tasuta, aga PlayStationi pood siiski nõudis minu krediitkaardi infot, nii et ma pidin otsima oma krediitkaardi selleks ja sisestama kõik need numbrid. Ja siis ta 6 korda ei võtnud seda, ei aktsepteerinud kaarti, 7. korra aktsepteeris. Ja siis tõmmati PlayStationisse Tennis TV äppi ja ma vaatasin teise seti ära. Ühesõnaga, selline protsess, saad sa aru. See ei ole normaalne. Lihtsam oleks osta need Mehhiko piletid või kus iganes turniir on. No see oli veel Torinos, see oli üldse lähedal. Ma oleks kiiremini sinna kohale jõudnud, ma arvan tõesti, kui kogu selle protsessi veel läks. Et ma ei kujuta ette, kas päriselt niimoodi käibki, kas päriselt inimesed on sellega leppinud, aga minul on küll tunne, et see on niivõrd haige maailm, et see kuidas oleks võimalik seda normaliseerida, et ehitada põhimõtteliselt streamingu teenuste mingi ühendav kiht, mis on mõeldud ainult spordi jaoks. Või ka lihtsalt sait, et kust sa midagi näed ja kuidas sa saad selle oma mingisse seadmesse või telerisse. Ja publik oleks tänulik, aga ühesõnaga ei soovita seda kogemust teistele. Päris õudne. Enne kui me nüüd lähme puhkama sellest õudsest kogemusest, ma kahendan kiiresti ära ühe meie kuulaja tagasiside, kes meie ühe viimase saate peale helistas, kui me rääkisime kiire internetist kodus ja et jagada teistega, siis väga lühidalt kokkuvõttes selle asemel, et istuda ja oodata, et saada omale näiteks maakoju kuskile kiire fiiberoptika, kust näiteks vaadata tennist, kui teil õnnestub palju raskema protsessiga saada endale see teenus, siis selle inimese näide panna naabritega kokku ja tellida projekteerija. Need projekteerimisfirmasid on mitu tükki, kes nagu veab seda viimast miili, et nemad panevad 3 maja kokku ja see läheb maksma võib-olla küll 4-kohaline summa maja kohta, aga kindlasti on garanteeritum viis, et selle ühenduse kindlasti ka saab, sest projekteerija siis veab selle majadest kuni lähima selle tuumikvõrguni või kuidas see kiire elasevõrk on. Ja sellised näited juba on näiteks Hiiumaalt, kus on suurem hulk maju pani kokku ja veel lõpuks, kui on see ära tehtud, siis isegi veel said nad osa nii-öelda hinnast alla, kui teenusepakkuja lõpuks nendele koju siis teenusega tõi. Ehk siis selline näide, et otsige projekteerimisfirma ja äkki saate endale kiire interneti. Aga jaa, meil on küll viimane aeg teha praegu paus ja siis jätkame muide väga sobivalt kiire interneti teemadel, aga lihtsalt mobiilse. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja meil on nüüd tänases saates 2 külalist. Esiteks Andre Visse, Telia tehnoloogiajuht ja Enn Laansoo Elmorendist, Elmorendi asutaja ja kõneisik. Ja mis on ühisosa nende 2 ettevõtte vahel, te võib-olla juba mõtlete, aga kes on tublisti võib-olla uudisid jälginud, see juba on selle välja peilinud. Meie jutt algab tegelikult pihta sellest, et 5G on telefonides meil olemas, juba levib õhus, inimesed nagu kasutavad. Ja siis tuli siuke kiuslik mõte kellelegi, et tuletaks meelde, mida umbes 10 või olgu 5 aastat tagasi meenutati, et mida 5G kõike lubab maailmas ära teha. Tõeline imede maa saabub, kuidas kõik meil maailmas liigub, töötab, elab, hingab 5G peal. Ja võib-olla midagi on sellest siis äkki saanud reaalseks ka, räägime täna sellest. Aga kõigepealt Andrele küsimus sellest, et kas Eesti on kaetud 5G-ga üle nime Telia poolt? Ei, Eesti kindlasti kaugeltki ei ole veel üleni kaetud 5G-ga. Küll aga on hea meel, et aastaga oleme päris palju siiski suutnud juba katta, et jõuame aasta lõpuks ligi 150 erineva asukohani, kus 5G levib ja oleme suutnud ära katta pea kõik maakonna keskused, nii et selle üle on hea meel, aga loomulikult aitaks kõvasti kaasa, kui me saaksime juurde sagedusressurssi riigi käest ja see kindlasti annaks hoo sisse, et kogu 5G võrgu arendusele. Ütleme nii, et ise me lootsime, et 2021 see läbimurde aasta saab olema,
aga ütleme nii, et tegelikkus on olnud natuke teistsugune. Lühike meenutus, et te kasutate 5G-ks praegu ikkagi nii-öelda olemasolevaid sagedusi, mida ennem 4G-ks kasutati ja on nii? Just nimelt, tegelikult kõiki sagedusi, mis meil varasematest põlvkondadest kasutada on ja mida kasutada annab 5G tarbeks. Aga mida seal see 5G teeb? Kuidas ütleme, tõlgiksid siis telefoni kasutaja või võib-olla mitte telefoni, mis iganes kliendi jaoks, et kuidas see tänapäevane 5G erineb näiteks sellest, mis meil siin on varem olnud 4G nime all saada või? Ega see tänane 5G ja ka ütleme homne 5G, kui me ka selle 3,5 sageduse kätte saame, nüüd mingi revolutsioon kindlasti ei ole, et pigem ta on evolutsiooniline edasiareng mobiilside tehnoloogias. Et millalgi tulevikus, kui me räägime tõesti juba stand-alone 5G-st ja täiesti nagu teistsugusest tuumikvõrgu arhitektuurist, siis seal tulevad need peamised nagu justkui 5G standardi eelised paremini esile. Aga täna tähendab lõppkliendi jaoks järjest paremaid mobiilside kiiruseid loomulikult ja kui me saame ka uued sagedusressursid kätte, siis me suudame ära lahendada ka need olukorrad, kus meil täna lihtsalt sellest olemasolevast sagedusressursist jääb puudu selleks, et kliente teenindada mingites tiheasustuspiirkondades. Et need on nagu valdavad. Andre, Riigikogu võttis nüüd vastu selle kuulsa seaduseks eelmisel nädalal ja kas sa saaksid meile teha mingi sellise lühiekskursi, et mis siis nüüd saab? Esimesena saab see, et president peab selle välja kuulutama, mida ta tõenäoliselt teeb, mis see protseduur edasi on, mis nüüd juhtuma hakkab? Ja järgmisena tuleb tegelikult ka veel Vabariigi Valitsuse määrus välja anda ja Vabariigi Valitsus peab selle kinnitama, et see saab toimuda alles veebruaris. Ja eks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkab ette valmistama ka siis 5G sagedusoksjoniga edasiliikumist nüüd, kui on selge, et see seadus siiski vastu võeti, loodetavasti võetakse ja saab sellega edasi liikuda. Nii et natukene peab ikkagi veel ootama, et ütleme, et see oksjon saab toimuda seal kusagil järgmise aasta esimeses kvartalis, heal juhul, kui tähed joonduvad ja kõik läheb ilusasti. No selge, me rääkisime, et 5G mingil kujul klientidel juba on. Vist võib öelda, et üks klient on meil siin ka saates või siis kes vahendab. Enn Laanso Elmorendist. Enn, mida te täpselt 5G-ga siis teete Elmos? Otseselt 5G-ga me vist ei tee midagi, et 5G on meil üks nagu tööriistadest, mida partner Telia pakub, aga sideühendus meie tehnoloogia, me räägime siis kaugjuhitavast autost, sidetehnoloogial on fundamentaalne roll, et kui me sidet oma juhtpuldi auto vahel ei saaks luua, kas siis läbi 4G või 5G, ma isegi hakkasin kunagi mõtlema, et me vist Telia koostööd alustasime sellel ajal, kus me rääkisime, ma ei tea, kas 2G-st või? Et see on jah pikaaegne koostöö, aga jah, täna side küsimus ja mida kiirem, kvaliteetsem see on, siis see ainult toetab meie plaane. Aga hakka võib-olla korraks kuulaja jaoks üks samm tagantpoolt peale, et mis sidet seal vaja on. Teame, Elmo rent, ma saan autot rentida natukeseks ajaks või pikemaks ajaks või olen isegi sõitnud, väga tore. No ilmselt te tahate teada, kus auto praegu on, et kus ma sellega sõidan. Aga mis sidet teil veel selle autoga vaja pidada siis nüüd on? Võib-olla siis jah tõesti, kui ajalugu vaadata, et juba aastas 2013 me ju avasime oma autosid mobiiliga. Me tahtsime teada, kus kohas auto asub, kus kohas Hans sõidab, mis ta teeb ja selle jaoks me vajasime sellist elementaarset sideühendust. Täna meie eesmärk on hakata, tegelikult me juba täna toome autosid kliendi ukse ette, kui ta seda soovib, aga me soovime seda hakata kaugelt juhtima. Ehk meil autopargi operaator istub kontoris, vajutab nupule, võtab auto funktsioonid üle ja siis sõidutab auto Hansu ukse ette ja Hans istub rooli ja teeb omad sõidud ära. Ja see sideühendus ongi sisuliselt elementaarne, et meil on kontoris rool, pedaalid, vajutad pedaali kontoris läbi sideühenduse, antakse siis impulss autos olevale gaasipedaalile ja auto liigub edasi. Sama roolidega, kõikide muude
funktsionaalsustega. No nagu PlayStationi see mäng, tead see rallimäng, aga lihtsalt päriselt auto liigub ka. Täpselt nii ja elusid ei ole üle ühe. Ja jalakäijatel ka ei ole üle ühe. Jah, täpselt. Aga ta liigub siis, et ma saan aru, et keegi istub ja juhib teda, et ta ise ikkagi ei võta otsuseid vastu. Ei, meie ambitsioon, tänane ambitsioon ei ole, me ei räägi iseseisvat autost, me räägime kaugjuhitavast. Ehk ongi see, et sa juhid samad asjad, samad funktsioonid, kui sa ise sõidaksid, on lihtsalt toodud kontorisse. Ja see meile märkimisväärselt muudab siis sõiduki jagamise kliendi vaatest mugavamaks. Olgem ausad, või me oleme kõik ju harjunud ühe klikiga taksot uksete tellima. Ja nüüd nii-öelda see suur sõiduki jagamise makrotrend on ka Eestisse jõudnud, aga ikkagi auto, kui on üle 200 meetri sinust eemal, siis sa ei viitsi sinna nagu jalutada, sa ikkagi võtad takso. Aga me teeme selle mugavamaks kliendile, toome sul uks ette selle sama ühe klikiga. Ja muidugi operatsioonikulu on teine pool, mis aitab kokku hoida. See on tegelikult jube põnev, siin on hästi palju asju, mida tahaks küsida, aga läheneme korraks tehnoloogia poole pealt ikka veel sinna, et kui teil inimene istub, see autojuht istub teie juures ja ei sõidagi kaasa autoga, kuidas siis see päriselt toimub, et on kaamerad, ma oletan, ja kaamera pilt on see, mille järgi siis on umbes see, mida näeks autojuht seal autos sees, jah? Ja kui ütleme hea tavalisele kuulajale selgelt öelda, et kui kiiresti see pilt reageerib, et mis see nagu latentsus või ütleme liikuvus seal on, et kas keegi astub teele, kas on seda kohe siis näha? Õige vastus on see, ma ei tea, kas inimestele midagi latentsust, delay, viivitus 0,2 sekundit midagi ütleb, et me ka Telia 5G konverentsil näitasime, et meie latentsus on 60 kuni 180 millisekundit. Ühelt poolt see tundub nagu väikene, aga see tuleb kõike taustsüsteemi panna. Inimese reageerimise aeg on 0,8 sekundit. Ehk tegelikult meie see infovahetus on 4 korda kiirem, kui inimene teeb otsuse. Ehk see latentsus on meile piisav, aga otse loomulikult, kui sa istud nagu ekraanide taga ja sa tead, et sa ei ole mängumaailmas, vaid sa oled reaalses maailmas, kus sul eksimusvõimalust on vähe, siis ka see 0,2 sekundit tuleb välja ja sa pead juhina päris huvitavai, ütleme, see on täiesti uus nagu maailm. Ma muide täna hommikul tegin proovi, et sain juba peagi 30 kilomeetrit tunni kiirusega kurikatest mööda sõites, et see on see tase, kus me oleme jõudnud. See ta nii-öelda pulti käes hoides, et kaugjuhtides, jah? Ja, auto oli vist, ma arvan, mingi 30 kilomeetrit eemal. Kas Eesti seadusandlus lubab teil niimoodi need PlayStationi mängurid tänavatele saata või? Ei, sul peab olema B-kategooria. Ja kui sa oled B-kategooria. Aga siis võib või? See on üks huvitav nagu maailm, et riik on ise tõlgendanud liiklusseadust, see on selgelt kirjas ja mida nad ise ka analüüsi tulemus ütlesid, et autol peab olema juht. Kas autol või autos peab olema juht? Kumb täht on sellest? Ja see ongi, nüüd ongi tähtis, et autol peab olema juht, aga ei ole öeldud, kus kohas juht peab asuma. Aha. Ja see on nüüd tegelikult väga võimsa võnke andnud kogu sektori tehnoloogia arendajatele. Eile oli meil viimane koosolek tehnoloogiaettevõtete ja riigi poolt siis MKM-i Transpordiametiga, meid on üle 21 seal. Et väga huvitavad tehnoloogiad on juba tänu sellele arendamisel. Ja ma kujutan ette, et kui seda punkti kirjutati seadusesse, siis kellelegi ei tulnud pähe vaielda, et kas juht peab olema autol või autos, eks? Aga aastaid hiljem. Ja, Andre? Ja, aga ometigi tegelikult sarnaseid katseid tehti juba 1920. aastal. Aga siis ei olnud küll PlayStation. Autot juhiti distantsilt. Ei loomulikult see tehnoloogia ei ole kuidagi võrreldav tänase tehnoloogiaga, aga siiski see mõte inimeste peades oli juba 100 aastat tagasi. Me vist peame tegema pausi, Hans, eks ole. Ja Hans noogutab, järelikult peab tegema pausi ja siis jätkame. Digid.
digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. digitund läheb edasi ja me räägime sellest, et PlayStationi ja automängu ja päris elu vahel ei olegi nagu vahet. Elmo Rendil on siis väljatöötamisel selline takso, kus taksojuht istub oma kontoris ja distantsilt juhib autos sinuni ja siis ma saaksin ise sinna rooli taha istuda. Eeldades, et mõlemal on B-kategooria luba olemas. Aga korraks küsin selle seos, miks meil on saates tegelikult ka Andrevis ja Teliast, et kas ja mis ühendust see siis praegu nõuab ja kas sellisel, ütleme, andmesidega autole on antud mingisugune eelistee võrgus ka või? Et kui satub kuskil kehva leviga kohta, et sellel juhil seal kontoris siis pilt eest ära ei läheks või hanguks? Ja no võt see ongi see koht, kus tegelikult 5G mängu tuleb ja mille pärast räägitakse, et 5G võimaldab isesõitvaid autosid ja võimaldabki niukaseid kaugjuhtimis use case kasutusele võtta. Et tegelikult 5G protokolli ja standardit kasutades on oluliselt lihtsam garanteerida esiteks seda sidet ja lisaks ka prioriteete lihtsam seada, kuni selleni välja, et saab ka nagu erinevaid lõike täiesti avalikust võrgust välja lõigata ja öelda, et näiteks see lõik ongi ainult isesõitvate autode tarbeks ja seda keegi teine ei kasuta seda ressurssi, et me oleme selle ressursi garanteerinud selle isesõitvate autode jaoks. Et see on üks põhilisi eeliseid, aga loomulikult see tehnoloogia veel on arengujärgus. Ja kui me räägime ka tänasest nagu taristust, tänasest võrgust, mis valdavalt maailmas kasutuses on, siis enamasti nimetatakse non-standalone võrguks või siis vanade tehnoloogiatega 4G-ga ankurdatud võrguks. Siis seal ei tule need eelised nii selgelt veel välja. Et kui me oma arengujärgus jõuame sinna, kus päriselt siis tulevad ka eraldiseisvad 5G võrgud kasutusele ka tuumikvõrgu kontekstis, siis tulevad kõik need lisahüved ka, mida kasutama saab hakata. Aga kui Enn tahaks teha nüüd seda sellist veidrat autojuhtimist 4G peal, mis siis oleks? Mis siis teistmoodi oleks? Raskem on prioritiseerida seda liiklust, aga sisuliselt ega ta saab ka selle tänase use case'i 4G võrgu peal edukalt ellu viia. Ütleme nii, et kui ta tahab sealt veel sammu kaugemale minna ja tõesti autonoomseid sõidukeid kuidagi pakkuma hakata ja neid kliente ka purjus peaga õhtul võib-olla kuskilt baarist koju tassima hakata, et siis oleks vaja ikkagi paremini garanteeritud ja veel madalama hilistumisajaga võrku, et nagu Enn ka rääkis, et 30 km tunnise kiirusega saab veel see juht hakkama, et see hilistumisaeg on okei, aga selleks, et minna sealt edasi, oleks vaja veel hilistumisaega alla viia. Ma nii palju täpsustan, et meie oleme ehitanud oma tehnoloogia 4G peale. Et see on selles mõttes väga tähtis nagu infokild, et me ei suuda jääda ootama 5G levikut, kuna meie eesmärk on sisuliselt juba see aasta, võib-olla tuleb talvepuhkus tuleb või varem, aga see aasta me soovime hakata tänaval testima, uuel aastal oleme kindlasti juba teenuses ja mitte ainult Eestis ja me peame seda tegema 4G võrgu vastu. 5G ja muidugi teine, millega peab arvestama, et meie mahud on veel väikesed. Kui me toome ka heal juhul 10 autot korraga testimisse või ühte linna, siis see infomaht on väikene. Kui ma mäletan õigesti, siis kas me liigutame infot autost ülesse umbes 1,5 kuni 2 megabitti sekundis või? Et see ei ole sellega saab 4G ka hakkama, eks ole? Jah, täpselt. Ehk minul on nauditav või meil on nagu nauditav see evolutsioon, et kui me oleksime rääkinud kaugelt juhitavast autost 10 aastat tagasi, siis me oleks kindlasti kokku jooksnud kuskile. Aga mis see auto siis teeb, kui side ikkagi ära kaob? See mõttes, et juhtub igasugu asju. Kas tal on mingisugune midagi sisse programmeeritud, et lükkab ohutuled peale ja jääb seisma või mis ta teeb? Ja, meil ongi hard stop ehk sidekatkestus üle 1 sekundi auto jääb seisma. Ja ta on võrdeline sellega, et kui sul on autol, tuleb see automaatse takistuse tuvastus ja siis ta ise peatub. See on võrdeline sellega.
nii et põhimõtteliselt võib olla, et see auto kruiisib täitsa rahulikult kuskil Estonia teatri ees, liiklusvoog on sujuv, eks ole, mina sõidan seal ka, ma ei teagi, et minu ees on võib-olla mingi selline robot PlayStationi auto, järsku ilma mitte mingi nähtava põhjuseta tallab see esimene auto täiega pidurit, sest side kadus pikemaks kui 9 sekundiks. Ja siis ma sõidan talle tagant sisse, sest no aga see on sinu süü juba. See on sinu süü, sa pead olema ka inimeste puhul ka valmis. Ja, et see on sinu süü, liiga väike vahe on hoitud autoga, et jah, meil on hard stop, tahame seda või mitte turvalisuse eeskärt. Aga kui sa ütlesid, et tegelikult olete valmis 4G kasutama ja hakkategi kasutama, mis see nii-öelda sellise teenuse leviala siis on, kas ükskõik milline Eesti linn või kus te alustate sellega esmalt Tallinn kõige keerulisema liiklusega Eesti linn või hoopis kuskil väikses kohas? Me alustame kõigepealt Paldiskis, mis on nii-öelda meie kodulinnaks ja tegelikult see on ka Teliale huvitav, siit peab ise Andre rääkima edasi, et kas Paldiski ja 5G-ga võib midagi veel seal juhtuda, aga ja esimesed sõidud me teeme Paldiskis ning sealt siis kohe Tallinnasse. 4G leviku osas annan teatepulga Andrele, siis ta peab ise seda kommenteerima, aga meil ei ole seni nii-öelda levikuga kunagi probleeme olnud. No teatavasti Eesti on üks suurema katvusega riike maailmas, et meil on 4G levi ala siis välitingimustes mõõdetuna 1,5 meetri kõrguselt on 99,35% territooriumist on kaetud 4G leviga. Nii et jah, nagu Engi ütleb, et leviala on päris hea ja seda kusjuures kõigi operaatorite puhul, et peabki siin kiitma ka regulaatori kunagist õigeid ja häid otsuseid, et meil on 3 nii tugevat operaatorit turul, kes turukonkurentsis on nii siis võrgu tasemel kui teenuste tasemel võrke väga kõrgele tasemele arendanud. Et alles oli ka ju see Tutela ülemaailmne uuring, kus Eesti sai ülikõrge mobiilsidevõrkude kasutuskogemuse uuring. Ja Eesti sai ülikõrge 12. koha maailma kontekstis riikidest. Ja seal eespool oli tõenäoliselt ala Singapur, Lõuna-Korea, midagi sellist, Soome võib-olla. Ja täpselt, Soome oli seal esikümnes ja vaadates veel Põhjamaade poole, siis näiteks Rootsi oli mis tagapool. Ja loomulikult uhked ka selle üle, et Telia oli operaatorite seas siis lausa 10. positsioonil maailmas. Nii et. Meil on hakkab aeg otsa saama, aga ma tahan veel küsida Ennu käest, et kas te nüüd võtate tööle autojuhte B-kategooria juhiloaga, aga siis tööintervjuu käigus lasete neile sõita mingi selle mängurooli ja pedaalidega või ei? 2 võib-olla arengut, et paar päeva tagasi tulime uudisega uuest ärisuunast, takso teenus ja ma arvan, et me muutume nüüd märkimisväärselt atraktiivsemaks tööandjaks, et me saame taksojuhile pakkuda 2 võimalust, et kui ta tahab, siis ta sõidab kaugelt ja kui ta tahab, ta sõidab nii-öelda ukse ette, et ma arvan, tööandjana see on väga seksikas. Aga su selles mõttes su küsimus on nagu õigustatud ja ma arvan, et B-kategooria annab selle nii-öelda vundamendi, et sa tunned nagu liiklusmärke, aga tegelikult selle ekraani taga on täiesti teistsugune sõidu nagu kogemus ja oskus. Pool tundi oled terav, peale pool tundi sul on juba päris raske sellega hakkama saada ja tuleb koolitada. Kusjuures päris huvitav küsimus tuli mul praegu pähe, et kuidas politsei tulevikus juhi joovet tuvastab? Sa oled kindlasti näinud vaatast ühte YouTube'i videot, kus Eestis sõidab inimene, kellel on paremal pool rool on ja politsei võtab vahele ja teeb kõrvalistujale teeb selle, et vastus seal ongi umbes peitub. Otsige seda YouTube'ist, on tõesti lahe video. Võib-olla see on tulevik. See on olevik ju, kuule. Tõsi. See on olevik. No võt sellise ülevaate praegusest ja tulevikust saime täna. Aitäh, Enn, Andre, aitäh kuulajad. Digitund on teiega tagasi nädala aja pärast. Digitund.
digitund. digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia